Mu abikaasa sai insuldi. See juhtus nii äkki ja lõi kõik segi. Peas keerles 1000 küsimust. Miks tema? Ja kas ta saab terveks? Mis meie elust nüüd edasi saab? Haiglas hoolitseti minu mehest hästi, aga kui ta koju saadeti, jäime oma muredega üksi. Miski ei olnud enam endine. No aga ei teadnud ka, kuhu pöörduda ja kust saaks abi. Oli hirm. Teangi lihtsalt temaga koju ja keegi ei aita. Igal aastal saab Eestis insuldi umbes 4000 inimest. See on ootamatu ja raske haigus, mille tagajärjed on tõsised ja elumuutvad nii patsiendi kui tema lähedaste jaoks. Ligikaudu 20% insulti haigestunutest sureb esimese aasta jooksul pärast insulti. 50% paraneb täielikult või piisavalt, et tulla igapäevaeluga toime ja 30% jääb sõltuma kõrvalisest abist. Insuldi raviteekonnal puutub patsient kokku paljude osapooltega neuroloogist ja taastusravispetsialistidest perearstikeskuse ja sotsiaaltöötajani. Vahetult pärast insuldi saamist pakutav akuutravi on tõhus, kuid sellele järgnev raviteekond on inimese vaatest killustunud ja keeruline. Osapooli on palju, koostöö ja koordinatsioon kesine ning selle tulemusena ei ole inimesele ja tema lähedastele selge, mis saab edasi ning nad ei pruugi jõuda vajalike teenusteni. 2019. aastal kutsus Tervisekassa ellu insuldi juhtprojekti. Projekti eesmärk on muuta raviteekond inimkesksemaks ja terviklikumaks, et seeläbi tõsta inimese insuldijärgset elukvaliteeti. Juhtprojektis on 3 omavahel seotud osa. Raviteekonna arendusprojektid, insuldipatsiendi tervisetulemite mõõtmine ja uutmoodi rahastamine. Projekt viiakse ellu koostöös 4 haiglaga, kelle taha omakorda on koondunud üle 50 koostööpartneri. Arendusprojektides katsetatakse erinevaid innovaatilisi lahendusi, kuidas teha nii, et patsient ja lähedased saaksid õigel ajahetkel neile arusaadavat teavet ja oleksid võrdse partnerina kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse. Raviteekonna osapooled oleksid kokku leppinud rollijaotuse ehk kes, kus, mida ja kuidas teeb ning kuidas patsient sujuvalt ühest teekonna etapist teise liigub. Patsiendile tekiks kõikehõlmav raviplaan, mis oleks kättesaadav kõigile raviteekonna osapooltele ja mis liiguks raviteekonnal koos patsiendiga. Patsiendil ja lähedastel oleks kogu teekonna vältel koordinaator, kelle poole pöörduda ja kes juhiks neid ühest etapist teise. Patsient saaks teenuseid vastavalt oma individuaalsetele vajadustele ja eelistustele võimalikult kodu lähedal või kodus. Tervisetulemite mõõtmise raames hakatakse Eestis esmakordselt süsteemselt mõõtma inimese haigusjärgset elukvaliteeti. Seda selleks, et tekiks arusaamine, kuidas inimene on raviprotsessi tulemusena taastunud ja mida saab tema elukvaliteedi parandamiseks teha. Uutmoodi rahastamine aga seisneb selles, et üksikute teenuste eest maksmise asemel on kokku lepitud üks hind kogu raviteekonnale. Selle mõte on anda erinevatele teenuse osutajatele stiimul koostööks ja koordinatsiooniks, et iga insulti haigestunud inimene saaks just talle vajalikud teenused. Uusi lahendusi testitakse 2023. aastani. Edu korral võetakse need tulevikus kasutusele üleriigiliselt. Haige ja tema lähedased ei peaks nõutult abi otsima ja nii palju üksi muretsema. Insuldi juhtprojektist kuuldes tundub mulle, et see on täpselt see, mis võiks tulevikus teisi meiesuguseid aidata. Lisainfo insuldi juhtprojekti kohta leiad Tervisekassa kodulehelt. Terviklikum raviteekond, parem elukvaliteet.